See lugu räägib ühendusest, millest me suurt midagi ei tea. Selle ühenduse eesmärk polegi ennast reklaamida, vaid eelkõige abi pakkuda sotsiaalselt raskes seisus inimestele, sealhulgas lastele. Majja sisenedes tekib hubane ning mõnus tunne. Selle kõige keskel on ka maja sümbol, kuninglikult oma kohal istuv kiisuke. Põleb kaminas tuli ning saab puhata jalga diivanil. Jah, see ongi selle maja eesmärk, et inimesed, kes siia tulevad, et nad tunneksid ennast hästi. No mina tulin siia 4 aastat tagasi nagu ühispäevad tegema. Pärast käisin tööharjutused ja kui see lõppenud, siis ma niisama jätsin, hakkasin siin abistama käima ja Hommikul alustame siin pea iga päev ühe rühma töötutega. Enne 12 hakkavad tulema supiköögikunded, kelle toitlustamise eest Valga linn maksab. Koolivaheajal on ka terve rühm lapsi ja samamoodi lõunat sööma tulnud, aga kuna see ootamine ei oleks nagu väga kaootiline ja väga sihitu ja anarhiline, et siis on nende jaoks nagu natukene sellist huvitegevust. Vanasti kogu aeg kodus istusin aga kui nüüd siia hakkasin käima, et ma üldse ei tahan kodus olla. Kuidas just sind on see MTÜ tegevus aidanud? Ma ei ole nüüd nagu üksinda. Me teeme koostööd Valga linnavalitsusega ja Töötukassaga. Koostööpartnerid kiidavad ja leiavad, et see, mida siin majas tehakse, ka see muu tegevus, mis siia ümber on tekkinud, see on väljaspoolt vaatajatel ja nendel välistel selle valdkonna spetsialistidel, nende meelest hea ja vajalik. Soovitad sa kellegile midagi, annad ehk mõne õpetussõna? Ma ütlen niimoodi, et kui keegil on Kui on siis kellegile abi vaja? Ja abi vaja või suhtlemist, siis tulge siia. Et siin on toredad inimesed ja hästi tore Ester. Jah.